8. juuni hommikul 2023. aastal toimus Prantsusmaal Alpide linnakeses Annecy's, kus oli laste mänguplats, massiline noarünnak, mis oli suunatud väikelaste vastu. 31-aastane Süüria päritolu Abdelmajid Hanoun jooksis mänguplatsile ja hakkas juhuslikult noaga lapsi taguma. Kätte sai 4 väikelast, kellest kõige väiksem oli 22 kuu vanune, kõige vanem 3-aastane, kes kõik said eluohtlikke vigastusi. Kes siis oli see 31-aastane Abdelmajid? Süüria päritolu, aga elas Rootsis 10 aastat. Sai Rootsis varjupaiga ja pagulase staatuse. Läks Rootsi ametlike dokumentidega Prantsusmaale, oli siis nii-öelda Rootsi dokumentidega, riietus mustalt ja oli moslemi fanaatik. Tuleme ajaloos lähemale meie ajale. 3. detsembril 2025. aastal Southamptonis ründas 23-aastane Sikh Vikram Digwa 18-aastast briti tudengit Henry Novakit noaga. Nuga oli Sikhi moslemi rituaalne nuga Peshkabz ja lõi teda 5 korda, muuhulgas siis rinda. Digwa ema Kiran Kaur võttis mõrvarelva sündmuskohalt ära, peitis selle kodus ära. Politsei saabus kohale. Uskudes valeväiteid pani Novaki käed raudu, mille selle ajal siis ta kaotas teadvuse, aga siis jõudis veel öelda 9 korda, et ma ei saa hingata ja 4 korda, et mind on rünnatud. Politsei aga ütles, et me ei usu sind. Ja nii ta seal suri. 23. novembril 2023. aastal toimus Dublini kesklinnas Parnell Square Easti piirkonnas noarünnak kooli juures. Ründaja torkas noaga 3 väikest last ja nende hooldajat. Ohvrid 5-aastane tüdruk raskelt vigastatud. Teiseks 1 5-aastane poiss ja 1 6-aastane tüdruk raskelt vigastatud. Nende 30. eluaastates hooldaja raskelt vigastatud. Ründaja Riyad Bouchaker, Alžeeria päritolu, naturaliseeriti Iirimaal, on seal elanud 20 aastat. Varasemaid mingisuguseid süüdistusi ega kriminaalregistrit polnud. 8. juuni õhtul ründas, nüüd on see sel aastal, paar päeva tagasi, ründas sudaanlasest varjupaiga taotleja Hadi Alodid, 30-aastane mees. 40. eluaastates Stephen Ogilvie Dublin, siis Põhja-Iirimaal. Lükkas ta maha ja hakkas noaga teda vastu pead taguma, üritades pead maha nüsida. Ohver on saanud raskeid kehavigastusi silmadesse, näkku, kaelale, seljale ja on praegu kriitilises seisundis haiglas.